kui sa tahad ka omale sajandi stiilsemat mütsi, siis meil on Piss Merch on nüüd müügis. Siuke müts. Hot. Näita, et oled julge. Sind ei huvita, mis teised arvavad. Otsa ette piss pandud. Saad pane lingi siia alla. Saad sealt mütsi tellida. Meil on kombotiil ka. Saad ostad särgi, mütsi ja saad kasti pissmullivett ka. Võib-olla sellist muidu ei telliks postiga mullivett nagu, aga kui sa saad särgi ja mütsi, siis saad nagu mullivee. Sa ei saa tasuta kaasa seda, sa saad nagu kõik on hästi palju odavam lihtsalt, kui sa need korraga ostad. Aga sa võid lihtsalt mütsiga osta. Me kajaneb meil. Pismart! Pohmellipäev, mul on pohmellipäev. Pohmellipäev, mul on pohmellipäev. Ei tohi logode ette midagi minna ja siis nagu... Kas sa ise lausid sisse selle või? Ei, keegi saatis lihtsalt selle mulle, ütles, et võid kasutada, kui tahad. Nagu mingid inimesed, kes tulevad ligi ja räägivad anekdoodi. Ja siis ütled, võid kasutada, kui tahad. Siis taha. Randomly tegi lihtsalt intro, vaata. Kuidas võid võtta selle, kui tahad? Kasuta. Ja tegi mingi mitmeelseks ja siis kadus. Me siiamaani ei tea, kes ta on. Kas ta kuulab kuskil kunagi, on kuulanud üldse või lihtsalt tegi 5 aastat tagasi ära ja haihtus lihtsalt. Väga hea, tasuta. Jah, anekdoodiga tuli meelde, et mul oli üle pika aja siuke olukord, kus tikupoisist tead. Raha liigub hästi tikupoisist, võitsime väikse õhtusöögi poistega, on ju. Meie päris praed on 7 eurtsi seal. Nad sponsor, nagu võite noogutada. Kapi odav, jah? Täpselt. Friksud, kebaabi praad, 7 eurtsi, türa. Ja siis seal oli nii, et mingi sõin oma friikaid ja siis seal on 1 laud, tikupoisi miinus on see, et seal on ainult 1 laud, kus saab istuda. Ja siis seal oli mingi pere ees, on ju. Kas see on see kiikedega laud, või? Ei, see osa oli kinni, see fancy osa oli kinni, see tankla poolt. Ja siis see sama praadi seal ja õgin friikaid ja siis kuulen kuskilt, et Mattias, pane ennast valmis. Siis mõtlen, et okei, jälle kellegil on väike laps, kelle nimi on Mattias, on ju, et pane jope selga, on ju, bla. Ja siis värsku vaikus ja kõik hakkavad naerma seal lauas. Siis saan aru, et minust räägitakse. Siis mul on mingi suur kebaabi täis, pane valmis. Ja siis tuli välja, et mingil vanaemal ja tema siis äkki lapsel, vanaemal ja tema lapsel. Lapsel oli ka, aga vist oli, et ühesõnaga naine, kelle emal siis oli sünna, äkki nii pidem parem, et alust nagu ülespool alust. Ja siis nad tulid juurde, ütles, et nad tahavad pilti teha, on ju. Ja siis tegin pildi ära, sõin ära. Ja siis ära minnes mõtlesin, et ütlen, et head sünnipäeva, on ju. Ja siis öeldi, et ei, kuule, tule, räägi 1 nali. Siis tuli see ka ära, mine pers. Rääkisid või? Mul 1 tuli meelde, 1 nali, aga nad on kogu aeg väga pettunud, kui seda öelda nagu. Ei, see on nagu minu enda nali, see on mingi... Juku anekdoot. Põhimõtteliselt, ei, see on, võite kasutada nagu samamoodi, võite kasutada, kui tahate. See on, ütled, küsid lihtsalt, et mis rähn jõuludeks kingiks sai? Paku. Ja siis inimesed reaalselt nagu 10 mintsa pakuvad kõik, ma ei saa setta kalur. Ja siis hakkab endal juba ebamugav tegelikult esimesest korrast, kui nad aru ei saa, ma üldse ei viitsin. Aga mul on üks sõber, kes nii naudib selle rääkimist mingitel hetkedel, kui küsitakse, siis ta on niimoodi. Ma kardan, et selle mina nüüd vaata, sest see mingi uus nali mu jaoks mingi 10 aasta jooksul. Ma sain hiljuti just teada, et Täkupoiss on olemas, ma olin täiesti šokis. Me oleme käinud seal isegi. Ma olin päriselt trauma mu jaoks, ma ei mingit, see ei ole fucking võimalik. Seal samas... See on Pärnus. See on Pärnus. What the hell? Kas sa seal ütlesid ka valesti siis seal salajutudes, kui nad story'si tegid või? Ma ei... Seal ei rääkinud, nad ei küsinud. Ja ei, see on jumala... Kus juures? Tikupoiss. Me käisime seal, tegime ühe minu jaoks kõige elu kõige sitema keika, nüüd sorry Tikupoiss, sellest restoalasse kutsuti stand-upi tegema. Ja siis oli nii, et koomikuna olime ka veidi toorem kui praegu ja polnud võib-olla kõige parem aeg. Ja siis 2 osas mingisugune 2-tunnine koos õhtusöögiga show kuskil nagu maantee ääres tegelikult nagu mingis mõttes nagu. See on nagu üks on see praamikoomik ja teine on see mingi tanklakoomik ja siis me sellel hetkel tundsime ennast tanklakoomikut, kuigi see Tikupoisi resto osa väga hea, siin on mega fucking kaneelisaiad ja mida iganes. Moonirullid on seal. See veits see vibe, et nagu USAs on need hukkerid, kes seal nende
veokisõitjatega seal jauravad, vaata, tanklates. jah, põhimõtteliselt tikupoiss. Tegelikult see on lahe. Ja, et sa oled salajuttude gängis ja neil on nad sponsorid. Oi, sorry. Terve tund aega, fuck, ma pean nüüd ütlema, et lõika välja. Käisime seal esinemas ja siis see tüüp, kes seda ajab. Ma näetu peale panema. Miks mu ka alati niimoodi? Ja ma poleks öelnud midagi. Nii. Ei, siin on igast asju, keegi on teinud mingit Estonia huku nalja, nii et nagu umbes, et sõbra pere on kuskil kannatada saate samale mööda minnes lihtsalt pärast, et kule, saab välja lõigata. nii mugava keskkonna tegid. Käisime esinemas. Enne seda see tüüp, kes seda ajas, oli väga S-asjana, ütles, et kusjuures Täkupoiss, esimene frantsiis tankla. Ehk et ta on küll Alexela, aga see on vist nii, et Alexela on oma brändi müünud siin, et pane see püsti ja tegele sellega sina, nagu mingid McDonaldsid on frantsiisid, et sa ei peagi nagu, eks äkki Tikupoiss on, eks et äkki Täkupoiss on ka siis, nii et äkki Pärnus keegi võttis. Mis te arvate siis? Tanklatest või? Mis teie lemmik tankla on? Ma armastan tanklaid. On ju? Mis su lemmik on? Mul on tanklatega ainult see, et kui ma käin Tartus, vaata, kui ma käin esinemas, no üldiselt ma ei tule mingi super nagu mingi energialisena tagasi, vaata, kui sa oled mingi 6 hommiku shooter, siis smailaliselt kütnud, vaata. Siis me teeme igas tanklas teeme väikse peatuse, mis tee peal üldse jääb, vaata. Ja siis kuidagi siuke 4-tunnine trip Tallinna tagasi. Ja, aga tanklad on väga vajalikud meil ka nende reiside jaoks, sellepärast et Sten on meil Glammarist siis ainukene, kes on lubadega. Ma hakkasin just küsima, kes see fuck sõidab teil siis? Jah, Sten sõidab, oleme olnud olukordades, kus me peame tunde Tartus veetma, et Sten kainaks saaks. Nagu niimoodi, et ei mu lemmik on see, et ma ei saa ka. Seda ei ole nüüd enam väga tihti juhtunud, aga seda juhtus ennem päris palju. Need aeguvad ka vist need asjad nagu, et aga ma olen ikkagi alkomeeter olnud selles mõttes, et aga me oleme lihtsalt mingi rändam, mingi kõnnid ring, et va pianosse minna kainaks saada, siis istud seal, sööd oma kreemati poolelt, on see meid tegelikult ei aita vaata. Aga varsti see kõik muutub, sest et meie 3. liige on 20 aastat juba teinud luba. Ja, aga nüüd on tõsiselt kätte võtnud ja teeb ära loed ja siis ma ei peagi mitte kunagi tegema. Super. Kas see, oota, ta ei ole siis kiirelt lube kätte saanud, tal on läinud raskelt see, kas ta on äkki naissoost või? Kurat võib nii olla küll, jah. Ise ta ei tulnud siia, see on Full unustasin öelda, kes siin külas on. 2/3 Glammarist. Ma ei teagi, kuidas te ennast ise kutsute, mingid ööelu suursaadikud või DJ triod või peokorraldajad või haigelt coolid vennad, aga seda kindlasti. See kõik, mis on lisaks veel. Ma ei teagi, see on klassik, kõik teevad kõike, vaata. Aga Glammar, jah, teeme pidusid. Glammar. Ehk siis Karl Klaus ja Sten Zeider. Kõik on alati see, et appi nii lahe, saate nii palju juua, nii palju pidud seda. Okei, muisi, fuck off. Ma olen terve elu seda saanud teha. Aga teid ma ei tea, kas me Sten, kas me sind sealt mäletan, aga Karl, sind ma mäletan baarist või Einist vist. Olid see baarist? Seal, sa olid ka ju. Seal kuskil, me tegime nüüd juba 10 aastat tagasi või? Millal see läks kinni mingi COVID? 11 aastat tagasi ma läksin tööle sinna ja siis ma hakkasin Vestlansit viinaga jooma. Ja annab tunda nagu siiamaani. Kuna see Sten on hea pull vend nagu. Kõik tuleb mussimaitse ka hea. Aga selles mõttes, et baarist või Einist algas küll mussi mängimine. Ma sain kingituseks selle, kui ma 18 olin, jah. Mis siis et mind õpetati, et ma saaks Kaarel Valter õpetas mind mussi mängima koos Keenaniidistikuga, et ma mängiks enda sünnipäeval, aga ma tõmbasin nii lukku ennast ära ja siis ma ükselt õpetasin karokas lihtsalt. See oli ilmselt see sünnipäev, kuhu Sten ise lihtsalt mitu tundi hiljaks, et kutsus külalised kõik kohal, aga ise hiljaks. Aga tea, sealt see mussi mängimine alguse sai selles mõttes kiirelt edasi. Ei, mis sa ikka peatad, me jõuame sellest veel rääkida siin palju, ma arvan. Sealt sai alguse, jah. Ja siis hakkas kõik pihta sealt. Ja siis nüüd 1,5 aastat tagasi või midagi sellist, siis me otsustasime, et aga teeme koos lihtsalt uue pidusarja. Ja siis ma võtsin koolis veel lõputööks seal. What? See on nagu tegid nii ametlikus kohe, et kuskil arhiivis olemas. Koolis lõputööd sain makspunktid, mitte midagi teinud otseselt, lihtsalt. Oota, mis sa õpid? Ma mõtlesin nagu, et see on mingi sotsiaalühiskondlik analüüs või midagi. Peaaegu. Aga see... Ei, ma õppisin Mubas seda
okei, ja ettevõtlust, muusikaettevõtlust. Davai. Aga jaa, ja siis 2 kuud hiljem olime juba label all selle sama peaga. Ei no mis 2 kuud hiljem, ikka aasta hiljem. Olime või? Label alla me läksime. Väga hea Karmu nüüd. alati kaasas, et ma ütlen nii rändam asju, vaata. Et siis ta lihtsalt nagu kinnitab. Aga mina ei ole seda kuulnud näiteks, ma ei tea, kas Fret või mingi, pole ju label all. Ei ole, peosari või DJ Trio peosari / asi oleks label all. No mis ikka seal oled, oled seal kopikast veel, kelle... Ei no jaa, aga selles mõttes see on ikkagi nagu... Sorry, kui rodutised. Auasi on ikkagi selles ei, mõttes, et nad ise kutsusid meid, kuna Elina niikuinii on kurbades uudistes artistina. Äkki ta tahtis hakata ära minema. Ei, kurat, seda ei tahtnud. Eestis ei ole väga kuskile minna enam. Nüüd on persse see persse. Teeme uue. Aga jaa, et kutsusid meid, tegime 2 koosolekut, poisid ise tahtsid, meie tahtsime, lõime käed. Ja mis see tähendab? Kas seal oli see ka, et kas see nimi tuli Kohvriga oli läbi räägitud või? Kusjuures oli enne juba, jah. Oli, jah? Kohe, kui meil oli alguses... Kohver siis Rämmari arvust. Seda võib natuke puudutada seda teemat. Meil oli tegelikult meil oli Rets draama selle nimega, vaata. Tervitan siis seda naisterahvast, kui seda podcasti kuuled, aitäh sulle, et me saime veel parema nime. Tegelikult meil oli Glamour G tähega alguses. Okei. Ja me saime päris kaua seda tehtud mingi aastake kindlasti, ma arvan. Kas siit tuleb hot koss või? See, me ei ole lihtsalt seda nagu avalikult väga puudutanud. Aga puudutas, muidu äkki see... No siin kuuleb sadu inimesi. Äkki see naisterahvas lendab jälle mingi kirjaga peale. Ma ei ütle midagi. Nüüd ei ole enam kuskile lennatud. Nüüd on label all ja meil on kõik sellega korras. Igatahes mingi naisterahvas siis, kes tegeleb ehete tegemisega, kelle ettevõtte nimi on ka Glamour G-ga. Ta oli siis salaja hakanud tegema kiirmenetlust selle kohta, et see nimi ei ole nagu okk, vaata. Ja saatis kirja ja siis mul oli see mingit aga... ta oli trademarkin ka või? Siis veel ei olnud. Aga tegelikult see oligi niimoodi, et kui me alguses selle nime panime, siis see tuleneb tegelikult Rämmarist. Et nagu see on see seos, et meil ei olnud kindlasti plaanis kellegi teise nime ära võtta. Korkatseb meie praegu päriselt. Ei, selles mõttes jah, et Sten tuli selle nime peale, arutas läbi Filli ja Kohvri vist ja nendega, et kes Rämmarit teavad, kas see on okei, nemad olid roheline tuli, let's go. Ja siis me olime teadlikud mingist hetkest, et on mingi teine Glamour ka olemas, aga kuna ta tegeles mingite, ma ei tea, kas lõhnaseepide ja mingi epoksist ehetega, siis me arvasime, me ei puutu tegelikult kokku, vaata, et me nagu ei jää üksteisele jalgu, et pigem võib-olla saame kunagi koostööd teha. Aga siis jah, talle tundus ikkagi, et me oleme ikkagi liiga sarnased nimega ja ütles, et palun muud ka. Aga ta tegi niimoodi, et ta pani nagu patendi peale, et nagu üritustel ka, et ta korraldab töötubasid. Ma olin see, et okei, musi, tšau. Kui siin nüüd on siuke järsk lõige podcastis, siis me tõenäoliselt räntisime 10 vitsa nimedega nüüd sellest naisest. Just ütlen, kui praegu nagu ja jätkame. Ei, kuidas muidu siis läheb? Ei, tegelikult ma soovin talle, et... Muidugi, jah. Täpselt. Aga see on, nüüd te olete siis K-ga ära trademark. Teada, kui see on isegi veist naljakam, nüüd on story'ga taga, vaata. Muudaks lihtsalt iga. Sest ma otsisin Instast just, siis ma vaatasin, et Glamour, kuidas teil ei ole Instat veel nagu ja siis ma põhimõtteliselt teie profiili kaudu leidsin seda. Meil Instagram ainult ongi. Facebook ei kasuta inimesed, jah. Me oleme veel... keegi ei kasuta. Me oleme nii noored, et... suuri pikki ja seesitsin. No mis ikkagi Ungari valimised praegu näitab. Reiti tahaks tagasi minna tegelikult. Reit on mul hinge lähedane. Ihasse tagasi. Mis see iha oli? Iha oli põhiliselt full kepi leidmiskott või? Ma tegin kunagi niimoodi, et kui ma tädiga kaklesin hästi palju, vaata, ta on must paar aastat vanem. Kellega? Oma tädiga. Mitte tädiga. Mitte tädiga. Oma tädiga. Nagu aunt. Sa pead hästi konkreetselt hääldama. Tädi. Ütled tädi. Tädi. Kui sa ütled tädi. Ja siis ta tegi niimoodi, et ta pani madratsi vahel kinni, vaata, et ma hingata ei saaks ja oli seal peal, vaata. Aga ma tegin talle tagasi niimoodi, et ma panin ihasse ta numbri kuulutuseni ülesse, et otsib endale ühe suhet, vaata. Ja ta on nagu, isegi kui ma selle ära võtsin kuulutuse, seal paugutas nagu 3 päeva järjest, nagu iga minuti tagant tuli kõne peale, sa ei saanud ühtegi pausi. Ta pidi numbri ära vaatama lõpuks. Aga on see üleval üldse veel? See oleks ju nii hea prank. See on normid üleval, sest kui me Tais olime just paar kuud tagasi, siis me käisime karaokebaaris, kus ma panin taustaks meile iha.ee. Jesus Christ! See on hästi roosa ja mullidega.
Oh. See on nii hirmus koht, mul on külmavärinad reaalselt. Täitsa persis. mul on ka külmavärinad, kas see piss on siin majas joomiseks? Jah, võtke. Soovid ka seda? Aga sul on seal? Ma ei julge midagi juua, ma päriselt kardan, ma hakkan kusagile nagu. Ai, suva, me teeme lühidalt, et mul on täna veel õhtul show ka, et me siin mingit 2-tunnist mammutit ei jõua teha, aga... Ei, ma tõmbasin täpselt ühe redla siis läheb persi. Ja võib alati teha pausi ka, pissipausi. Ei, ma... Okei, anna, ma teen siis ka lahti selle. Sul on seal? See on seal. Ära võta sealt. Ei, ma ei võta sealt. Ei, tähendab, võta just sealt. Mina kusjuures just mingi nädalake tagasi lasin ühe sinu pissikulleri tuppa suure kaubaga. Jalgrattaga tuli. Kuhu see oli? T3 show oli sul. Just. Väga huvitav. Tuli jalgrattaga. Mul öeldi, et kas sa saad T3 kauba sisse lasta, siis ma läksin õma, et nagu ei ole ühtegi suurt kaubikut. Jalgrattaga tuli. Ja see mingi kast oli ees jalgrattaga. See oli vist see Dan, see, kes meil hiljem esines ka. Issand, ta on transamees ka või? Ja. Ma olen taga karooket koos teinud, see oli päris naljakas, ta oli nii perses pahmas nagu. Oota, mitte see mulleti Dan, vaid üks teine. Okay. Mitte see koomik Dan. Või tähendab üks teine koomik, kes on austraaliane. Ta teeb meile. Tema, kui siin tahad tellida pissmullivett, siis mine Heldekese bottle shopi. Sealt me nüüd teeme, tema nüüd haldab seda. Me ise ei viitsi enam smartposti viia ükshaaval neid asju. Tal on ka mullet või? Ei, tal ei ole mullet. Tal on vuntsid ja lühike soeng. Tal on vuntsid ja lühike. Mis ta Instagram on? Kas sa olid ka Sten, sind ma nägin seal oli au olla seal salajuttude live show esimesel päeval. Te olite nii naljakad, sorry. See oli fucking haige. Nagu sinu ja Stefani kombo oli täiesti persauklis, sorry. Ei, mul lihtsalt nii vedas, ma ei tea, kuidas järgmine päev oli. Ma mõtlen, et kui ma oleks Seinaga läinud, ma ei oleks saanud sõnagi vahele, ma arvan. Okei, Roger Andre istus seal. Niimoodi ma pean enamus seda suurt osa seda show'd ei kuulnud, aga ikkagi Šeina ikkagi räägib su nagu maatasa vaata, mis on väga okei. Mul nagu vedas sellega, et Stefan oli nagu 308 vollist longerut ära pand ja siis veits konni juba ja me mõlemad nagu olime, aga siis saad aru, et aga siis mõistad, et ta on tegelikult suhteliselt nagu ma läksin kadedaks, nagu ma näen, milline võiks üks mees olla, nagu ta on nagu nii kuradi härrasmees, nii fucking nagu nii kastekes täpselt, ma olin, mida fucking ma kloonin siin türa küll. Lihtsalt tühja koha peal tüübil on põhimõtted, oskab 3 kõne järjest pidada, nagu ütleb naistele hästi, mul on nüüd, ma ei oska üldse mees olla. Ja siis ma räägin, ja siis ma räägin sellest, kuidas ma Oleriksi kuskil elektrikilbi juures ketti panin, nagu ma ei suutnud olla seal, aga see oli väga naljakas. Et ta kombona oli jah, täpselt see, et ma sain oma kuradi munni nalja teha igale poole, ma hiljem sain aru, et ma lähen iga naljaga sinna lihtsalt, cool valem Mattias, nagu türakil. Ja, aga see vabadus tuleb ju siis, kui sul on Kristel olemas juba, sa ei peagi, sa võid teha, mis tahad. Eile olin Keilas, olin Keiga Miikalile teen sooja praegu ja siis ühe biti ajal, mis veidi maitsekalt lähen võib-olla nagu detailseks seksuaalasjadega seal ja siis mingi kuulen publikust esiteks üks naine kolmandas reaalselt, issand jumal, ütleb nagu mu biti ajal niimoodi, see on ka hea märk, et ma kuulsin teda, seda näeb naeru ei olnud piisavalt. Ja siis mingi hetk ütleb üks mees oma naisele, et sellepärast tal polegi lapsi. Siis kui ma bitti teen sama. Mis inimestel viga on? Aga kuidas maitsekalt läksid siis selle teema peale? Et kas... seal vist oli, et kas võib tussule musi teha. Mingi siuke asi, see on ju väga maitsekas. Sest ma nägin Fonotegis oli Maiduki mingi stand-up. Seal ei olnud see maitsekas, seal oli mingi kumminukk oli lava peal ja topiti sinna kõike, mis kätte juhtus. No saab ikkagi maitsekalt. Eks see on meil väike siuke kiusamine ka, et kui heidetakse meile ette, et me oleme ropendame, siis me saame ilma ühegi ropusõnata veel rõvedamata. Absoluutselt. Nii et nagu hold my beer nagu. Ma isegi imestan, et ma see aasta seal laval olin väga chill. Sest esimene aasta Alexelas, kui meil oli salautud, siis ma olin lootasendis seal laval. Ja rääkisin sellest, kuidas Karl pildistab mind tagantpoolt, et ma saaks näha, mükka ma välja näen. See ei kõlanud üldse hästi praegu, Sten. Oi, miks? Appi, oota! Ei, ma küsisin Karlilt nagu sõbrana, et kas sa saad nüüd pildistada, kui ma olen nagu seljaga sinu poole, et ma tahaks näha, mükka ma välja näen. Et sa pididki olema laval looteasendis või? Ei, ma lihtsalt rääkis seda lugu lava peal ja siis ta näitas, kuidas ta oli meil elutoas looteasendis. Ja sa tahtsid enne siis näha. Ja, aga siis ma olin pärast see mingi joppa kolla.
nagu oli vaja seda teha, vaata. Aga suva, hakkan ära unustanud ja ma tuletan meelde lihtsalt uuesti. Oota, eelmine aasta oli see voodites olek või? Eelmine aasta oli poksiring. Poksiring, üle-eelmine oli voodites. Esimene oli voodites, jah. Ja sa oled kogu aeg kaasa teinud seda või? Jah. Tavai. Mis sul seal see ametinimetus on? MC, DJ, nagu... Vabatahtlik. Twitch? Või mis see Ellenil oli? Twitch ja DJ Twitch? Põhimõtteliselt, jah. Yeah. Rest in peace. Rest in peace, jah. Jaa. Ei, otsad. Aga põhimõtteliselt, aga no see aasta ma olin külaline ka täitsa, mis oli päris tore. Aga muidu ma olen seal endaga koos. On siis followajaid ka juurde tulnud või? Palju. Sest me kõik kogu aeg vaatame seda, et lähme kuhugi teistsugusesse kohta veits, on ju, ja siis see social media aju on juba nii perses, vaata, ma tegin nüüd 1500 uue naise ees, nagu suhteliselt hästi läks. Vaatad Insta lahti 24 tunniga 7 uut followajat. Aga nendega on see, et nagu... No ma... ei, reaalselt. Isegi rohkem kui 1500. Meie jaoks on see oluline, ma saan aru, sina paned lihtsalt like, tänapäeval tarbija paneb like ainult, ei pane followt, aga palun. Ei, nemad ikka täitsa panevad follower'ega ikka juurde. Aga nad on see, me oleme lihtsalt öelnudki, et see salajutud inimesed ongi nagu family. Selles mõttes, et me võimegi nende ees rääkida neid jutte, kui mul on kõht kinni kuskil Olerexis ja ma ei tea. Mis ju kusjuures juhtus niimoodi, et Stennul oli reede... Ma julgen sellest rääkida. Mina räägin, mul on suva. Stennul oli reedel salajutud. Lõpetas öösel kell 10, põrutas Tartus, meil Tartus oli Glamour, Shootersi sünnipäev. Tuli otse sinna lavale, tegime selle kõik ära hommikul hotellis ärkasime tagasi Tallinnasse, sest õhtul on uus. Ma olin kaine. Ja. Ma nägin elus esimest korda, et Sten jõi peol vett. No ma ei händli seda enam ära. Ja siis tulime Tallinna poole, Stenul oli kõht korrast ära. Nagu mingi vikat oli sisse, mul tekkis korra hirm vaata täiega. Algsi polnud lihtsalt kõht oli... Keha oli šokis lihtsalt. Sa võid lõpuni viia selle jutu. Okei, siis igatahes Olerex, kui tankladest juttu juba oli. Mainime kõik ära juba. Olen rääkinud alati Stennule, et Põltsamaa Olerexis on väga hea käia enda keha kergendamas, sest seal on need kabiinid nagu tanklast väljaspool. See, mis on seal... Et seal on nagu hea süksed tegevus. Seal on see elektrikilp ka kõrval, kus ma otsendasin üks kord. Ja siis Sten läks sinna vetsu ja mina tegin õues rahulikult topi, ootasin Steni maru kaua, läks tal seal, ma ei tea, vähemalt 5 inimest, kes tal ukse taga lõgistamas. Muidu ei olnud enne ühtegi inimest tankas. Kohe kui vetsu läks, siin oli järjekord ukse taga. Aga ma ei tea selle detailsema, ma ei tea, võin sulle jätta isegi rääkimiseks, et see on su meditsiiniline... Aga kas ma peagi selle jutu lõpuni? Jälle need sita jutud. Jaa, aga see läheb rahvale peale. See on kus juures, see on vist rekord meie pohmellipäevas. Kui kaua on aega läinud, et sita jutuni jõuda. 23 mintsa on praegu, nii et nagu selles mõttes väga hästi lavast läheb eessal minutil. Siit täis panin kuradi perseaugu kaudu ribana. Mul oli see, et ma üks hetk tundsin, et okei midagi valesti, aga midagi ei liigu ka, vaata. Ja mul oli full sünnitusmood peal nagu seintas kinni, kirjutasin grupi chat, et Kaljad, et nagu nüüd on minek ka, vaata. Ta ütles, et see ei ole isegi enam naljakas, ma ei tea. Nagu... mis seal juhtuda saab nagu? Ma sünnitasin lapse literaali nagu. Ja ma kirjutasin grupi chati, kus meil on sõbranna, kes on apteekriks õppinud, aga ta on meie isiklik perearst, vaata. Ma olin see mingi, et kas nüüd on minek või? Et nagu mida ma tegema pean, vaata. Ma olen Olerexi peldikus kinni, nagu kõht on kinni, ise olen kinni. Mis toimub? Palun aidake nüüd, vaata. Tehke sellele juunile abort. Me tehtigi ära. Karl tuleb selle kuradi riide puuga, tšau. Ei. Mina hoian eemale sellest. Ja Karl oli see mingi, tule välja, sa ütles, ma tahan liikuma hakata, oli mingi, ma ei saa tulla välja. Ma ei saa väga detaile rääkida, mis see toimub hakkas, aga see läks hirmsaks ikka. Pärast võib rääkida sulle ära. Aga jah, igades hoidke ennast. Võtke smektad. Oma kogemuse pealt võin öelda ka seda, et ära söö poolt pomelot ära tühja kõhu peale ja siis ära söö tervet praadi sellele peale. Sest ma ei teadnud, et seda ei tohi teha. Ei tohi või? Et sa ei tohi tsitrust enne süüa. Tundub nii loogiline just. Täpselt, et see on kerge värk, aga see... Ma olin ka nagu põhimõtteliselt emosse helistan, kunagi öösel nagu Kristel oli reisil, vaata mees üksi kodus. Ja tunned, et terve nagu sisikond surub diafragmasse hoopis nii pidi nagu. Hiirove. Ja siis vaikselt hakkad seda
vähe üldse mitte veel seeditud kana välja oksendama, sest nagu mingi vaakum on, vaata, alt ei tule midagi üles, proovid midagi ja siis poole tunni kaupa saad midagi teha, lõpuks ma olin lihtsalt koera asendis mingi diivani peal niimoodi, tegid mingi puusa liigutusi, sest et see veidikene leevendas. Teinekord võid kirjutada mulle, siis ma tulen pildistan siit tagant samal ajal. Kuidas tundub? Mul oli kunagi sõltuvus granaatõunade peale, vaata, see tõmbas ka kõhulukk ära, ärge minge sinna. Aga kuidas sa selle tegid, sest ma nägin mingit TikTok'i, granaatõun on see, millel need marjad on, ja. Just, sest ma fucking nägin ühte TikTok'i, ma ei olnud üldse palju söönud seda, siis ma nägin TikTok'i, kuidas hästi kergelt saab selle need marjad kätte. Ei, ma ei taha kergelt sealt saada, mulle meeldis küll õppida neid. Otsida, ja Sten on see tüüp, kes isegi popcorni, kui ta paneb mikrole nahju, siis ta laseb tal nagu hästi vähe olla, et neid kõvasid tükke jääks hästi palju alla, siis ta näksutab neid lihtsalt. Mul on see mingi tekstuuri teema hästi retsiks läinud. Karbani kana just üks päev ahju ja tunnustas selle 3-1 ahju, nagu läks, pani kana ahju ja siis läks oma tuppa elama koos veel. Aga pani ahju ja siis üks hetk vaatab, et hästi palju tossu on korteris, vaata. Ja siis kana oli seal, aga see oli nagu full black, see oli nagu... Ja, no see oli söekuupikul, lihtsalt tegin naljaga pilti veel chatti mingi, no vaat nii hästi, mul selle aju kangi praegu, et isegi unustan sükse asja ära. Ja kas Sten vastas selle pildi peale, et oh my god, ma tahan seda, see on parim asi üldse, ma tahan seda. Ja ta tuli koju ja ta sõigi selle ära ja ta ütles lihtsalt, et ta ei saanud vahepeal aru enam, kas ta sõi konti või liha, sest no liha seal ei olnudki selle mõttes. Nii mõnus. Ehk see, et Black ikkagi crackis ju. Aga võib-olla see tal selle kõhu pekki keeraski. Oh my god. See oli üleeile. See oli neljapäev. Ma ei tea, mis toimub. Paugutad söetükke lihtsalt alla, vaata. Aga mulle ka see Kristel annab kogu naha mulle nagu, kui on mingi crunch ja mingi... Ohtlik on see nahk. Ma ei unusta kunagi ära, et see on kantserogeen naine. Bioloogiaõpetaja ütles mulle 9. klassi, et see tekitab vähke. Tead, mis ei tekita? Ei no, at this point reaalselt. Ma tulen oma sugar free cherry energiaoogiga siia sisse. Aspartami kurgaugu. See ilmselt ei tekita ju. No, see on jälle, keegi ütleb, et see on metallpurgis ja mis iganes, siit võib tulla midagi ja siin on mingi gaas sees, me ei tea, kus saab selle purgi sisse istuda endale siis, mis on väga chill. See on low effort. Nii palju kõhuprobleeme, just mõtle näiteks selle salajuttude peale, et seal oli ka teisel päeval olid suured osad kirjad jälle kõhuprobleeme, vaata. Et nagu eestlastel on nii palju kõhuprobleeme, mul on hirm. Kristinal oli just kõht või see toidumürgitus, vaata. Räägime sellest 10 mintsa. Nutis ja oksendas. Mina olen pannud nüüd tähele, ma olen 39, mulle jõuab alles nüüd kohale, et üldiselt mul on kõik tervisejamad on siis, kui mul on mingi haige pender olnud, et nüüd alles jõuab kohale. Ilmselgelt. Alles nüüd jõuab kohale, et see on kõik seotud ja see, et ma üle päeva joon nagu. No mingi super terve ei ole siis, jah. Ma just olin mingi eile, läksin tööle eile, laupäeval, ma panin käppaika maha, ma tegin reedes ka tagasi, vaata. Ja ma ei mingit, issand, kõik lihased valutavad, ma kukkusin trepist alla kuskilt, nagu mis toimub, vaata. Aga no see teebki haiget. Me seal käisime, Vietnamis ja Balil tegime väikse siukse, 2,5 nädalat puhkuseni. No biggie. Aga siis seal oli see, et reaalselt essad korda elus, ma 3 korda jäin uuesti haigeks reisi ajal. Ja siis sain aru, et alati ma olin päevaga terve kohe, kui ma ei joonud. Aga kuidas ma reisin nii, et ma ei joo? Kogu reisimismõte on mul see, et ma tõmban nagu lennujaamas kell 6 hommikul juba tekiila sisse, sest et nagu Tallinnas nagu see on okei. Ja siis ei saa, süda paha, palavik, mingi iiveldus, et nagu proovid selle pudeli veega duši all käia, et jumala eest mingid kolibakterid ei saaks. Mul tekkis esimest korda Tais nüüd, ma tahtsin, et mul oleks pohmakas, mul muidu ei ole nagu reisidel väga pohmakaid. Aga ma ei see, et see ei ole võimalik. Nagu mul peab tekkima pohmakas, et ma saaks ühe vaba päeva joomisest, vaata. Ja no ikka pidi nagu nunnult. Ja ma hakkasin seda kohalikku kraami seal lõpuks jooma lihtsalt, et nagu, mis ei ole nagu väga hullu maitse ka, see on päris hea. Aga tuleb vaadata, et see lihtsalt pimedaks jää, vaata. Aga lõhna järgi saab aru juba. Pohmatka saab vist siis, kui sa hästi kiirelt just jood. Sest et mina olen pannud tähele, et sa saad eksisteerida kaua, kui sa tead, et sa pead olema nagu nägu peab ees püsima. Te tõenäoliselt paaris olles saate umbes, teate ju, nagu teil on pikalt see kogemus olnud, et nagu, praegu ei saa seda 3. šotti võtta, nagu veidi peab 4 tundi peab veel olema leitaks. Ega ma ei keele ka võtta. Aga meil on lihtsalt see poker face olemas juba, et me suudame kained olla, kas siis, kui tegelikult ei peaks enam suutma. Rääkima ei pea, te saate ainult seda teha.
aga see on see, et sa hoiad ennast nii poker face'is, et ükskõik, kui sa korra lõdvaks lased, siis sa oled mingi kaltsakas lihtsalt, vaata. Täis kusnud ennast kuskil mingi toorategi ees pikali maas, vaata. Appi, sul on nool seal. Sorry, mul kas teil suva, ma hakkasin ütlema, et siis joote täis, siis saate teha seda Kole Kojoti letitantsu, aga siis ma sain aru, et see on ikka liiga vana film. Ei, see on väga hea film, ma hiljuti vaatasin seda. Aga mina olen üldiselt see, kes siuksed asju teeb. Mina hoian tagasi siukeste asjadega pigem. Tundub jah, et sa oled nii, et neid Sten Närme sellest ei, see on, aga see ongi kusjuures, sellepärast me toimimegi väga hästi sõpradena ka, et üks on full on debiilik ja siis teine on natuke vähem debiilik ja hoiab veits tõmbab tagasi. Peab veidi hoidma. Aga kuidas see Glamour üldse, millal nagu see Elina liitus, kes algas sellest, et Elina tuli nagu mingi full mälus peaga, ma kujutan ette, et tema ju tuli nagu full käpuli, nii et 2 kuuli kuti. Ei, me oleme sõbrad ikka olnud juba. See oli vist, ei no me oleme ikka olnud sõbrad juba mingi 15-16 aastat. Aga see oli niimoodi, et ma mõtlesin, et ma ei viitsi üksi teha, vaata. Ja siis, et äkki keegi tahab veel tulla ja siis tegelikult oli mõtte alguses Marta või keegi või? Ma ei mäleta ka isegi. Mingid mõtted olid. Aga Elina ja Karl, ja siis ma õpetasin Karli mussi mängima. Sest mina ei ole kunagi huvi tundnud selle vastu tegelikult. Samal ajal, kui Stennu õppis DJ-ks esimest korda, siis pakuti mulle ka, et õppige koos, vaata, et saate koos seda tegema hakata. Ja mul oli 0 huvi selle vastu lihtsalt. Mis inimesed, need, kes tule õpi DJ, nagu DJ kooli koleb? Ei, see ei on DJ kooli. Ma kardan, ei nagu, ma olen vaadanud neid DJ kooli, neid TikTokke ja siis sul on seal see õpilane, kes seisab pulk sirgelt selle puldi taga ja siis lükkab lihtsalt ühe kanali käima ja lihtsalt nagu isegi jammi kaasa, nagu veits kahju on, vaata. Tegelikult on naljakas. Ma ei tea, tõmba mingi 5 liitri tekiilat talle ja siis mängi. Just. Ja üldse nagu, kõige olulisem selektsioon ja teist. Aga ongi, tegelikult on see. Miksida ei viitsi. Täpselt ja see läheb minu arust aina rohkem. Ma kusjuures nüüd laupäeval käisin klubi Stuudio ja üks DJ seal ütles, et tule mängime back to backi, vaata mingi, ma olin juba meeldivalt joviaalse seisundis ka. Aga mul ei olnud enda pulka kaasas, ehk siis ma mängisin tema pulga pealt ja ma olin lihtsalt täiesti mind blown, nagu inimesel on, ma ei tea, kõik Q-pointid paika pandud, kõik oli nagu nii ära organiseeritud see pulk. Mul on lihtsalt see, et ma ei tea, kuulen Saara Larsen uut lugu, tõmban pulgale ja let's go, vaata. Kui keegi minu mälupulka näeb, seal on niimoodi, et DJ-del on mälupulgad, mälupulga peal on folderid, kus on siis erinevad muusikad, et saad vastavalt siis enda maitse järgi ära siis latustada selle muusika. Minul on siis playlistid nimega Merli, Sirli, Musi Merli, Musi Sirli, Sirli Vol 2, Kerli, Sirlikas, Merlikas, Sirlikas, Merlikas, Silvi Ilves. Nagu mul on lihtsalt kõikide playlistide nimed siuksed. Ja siis vihkad ennast iga kord. Mitte mingit loogikat ei ole lihtsalt nagu okei, mis toimub. Aga mulle meeldis veel see, et ma õpetasin Karli mängima. Minu esimene keika oli 10 inimese ees, vaata. Karli esimene keika, minu ainuke õpilane, 2200 inimest, kultuurikatla suure. Ei olnud, suhepaaris oli esimene mul, aga see oli ka nagu full house ja mingi täiesti see, et ja kõik läksid mingi hetk suitsule lihtsalt ja ma olin see, et oot, kas asi on minu? Et millise nupu ma nüüd vajutan? See oligi point, et kui sa tobil käia, et Karl saab mängida nii kaua. Ja vot, mis sellest on nüüd kasvanud. Oleme kuradi labeli artistid. Elina Kohver käisid just Ringvaates meist rääkimas, Glammarist näidati klippe. Ma ei saa aru, mis toimub. Et see on nagu läinud lihtsalt nii kuidagi. Aga kas teil teete seda valemit ka, mis välismaal on, et kui sa oled nagu hot DJ, et siis hakkad mingid remix'e droppima ja isegi kui keegi ghost produce'ib, et siis tegelikult ju kurvad uudised järgise kaudu saaks teha, nii et Glamour remix. See on päris vähe, aga meil on tegelikult mõte olnud, et me peaks enda mingid naljakad sitta tootma. Sest meil on ikkagi, meil ei ole ainult booking leping kurbadega, vaid meil on artistileping. Ehk siis mine see tea, võib-olla varsti anname Glamouri alt mingi loo välja. Meil on vaja enne merch ära teha, see on aastat aega läinud. No see on jah, aga see on aega võtnud, sest et su arvuti on õttal. Merchist rääkides, minge toofast.ee/piss, saate sealt omale piss merchi ja siis kurad uudised saab ka. Jaa, saab. Need kõik, need vähesed asjad, mis alles on, nagu vaatad, jumala cool putsi välja müt. Türa seda taga. Tegidki halli värvi mütsi, jah? Jah, tegimegi. See on ilus värv. Kõikidel on täpselt samad värvi. Sest meil oli nagu see, et me tahaks midagi sellist, aga liiga heledat ei tahtnud. Fooliumist müts või? Geniaalne. Nice. Aga Sten, kas sa olid ka siis seal Salajutu Bäkkaris, kui ma lihtsalt nägin pealt reaalajas, kuidas Mailukale helistus üks neist ettevaatust nagu täiesti perses nagu. Aga see on päris haige ja mul on ausalt, see on nagu tegelikult on fucking hirmus. Selle asja Mailu käibki kogu aeg Sri Lankal mingi 12 nädalat, vaata.
aga seal oli jah see, et ma nagu tuli nagu teemaks seal jutu sees, et nagu, et noh, alati kui on mingi paar meest kambas ja siis hästi palju naisi ja siis tuleb mingi, ma ei tea, noh, mingi tavakodanik või noh, Tõnis Sildaru tuleb teemaks või siis tuleb seesama ettevaatus.ee, siis noh, vaikselt hakkavad naised vihjama, et noh, et hästi tore oleks, kui nagu mehed ka räägiks sellest avalikult nagu. Siis mul oli veits nagu, et no jah, okei, mis ma nüüd teen story. Ja siis mul jõudis kohale, et mehed, ma olen nii ratsionaalsed lihtsalt. Mul on küll see, et ma sain aru, et tuleb ettevaatus.ee, pedofiilid, kuradi vägistajad, naisepeksed üleval on ju, halb asi. Peaasi, et meist keegi sinna jõua, see on kõige täpsem tegeleme sellega. Peaasi, et mu pestit ei oleks seal, kui pesti on, ma kirjutan Mailukale, ütlen, kuule. Ta saadab siin täpselt 0,2 sekundiga vitsi. Mis on õige ka. Ta on tegelikult hea poist. Sellel ka lendad peal. Aga seal oli, et see olukord, millest me räägime, siis et teistele ka siis anda teada. Ma lõpetan pointi ära, enne muidu jääb õhku, et ma nagu tahan lihtsalt sõpra välja vabanda. Et ma hakkasin mõtlema, et tõesti, et miks mul ei lähe käsi kohe sinna, et teha mingi story, et see vaadake kohe sinna, oluline asi. Vaid see on see, et mul Eessa reaktsioon on alati see, et see on ju loogiline, et need on värdjad ju. Et see on ju, miks ma nüüd kaagutan lisaks veel sellele, et need on värdjad, aga siis tuleb välja, et kuulsin pealt seda Maljuka kõne, mis ta sai. See okei. Nagu hästi suur osa inimesi on nii, et vittu sa mu õigusi rikud nagu selle. See on perses, see on hirmus. See on mingi põhjakaabel, lihtsalt need ei olegi need päris inimesed. Igatahes mingi mees helistas siis Maljule peale Alexela seda esimest päeva show'd. Jähverdas seda seal mingite asjadega. Aga siis Stefan vist võttis selle kõne üle, kes oli natukene Araratti piitsutanud seal. Ja siis tuli, anna sellele vitsile tagasi, siis on nagu tüüp on kuskil, ma ei tea, kus koopas, vaata, tõesti 3. laudur sees või mingisugune. Imetud oskasid üldse numbrid valida, nad tunduvad sellised, kes ei oska nagu 1-5 lugeda, vaata. Sellepärast ei osanudki vanust ka arvestada, vaata. Aga seda jah kõrvalt näha nagu, et see on rets. Igapäevaselt siuke jama või? Ja neid on palju, nagu super palju. Aga oota, mis ma hakkasin hiljuti häbi tunnistada eestlasena, aga ma panin hiljuti jälle Maljukale follow. Ma võib-olla panen story'd mute'i peale varsti, sest ma ei jaksa. Aga seal tuli seda näha, et sealt ma sain teada, et neil vist nüüd on ainult üks mingi kindel vabatahtlik, kes nüüd üle käib. Kõik need asjad, et ei oleks mingit lisamanageerimist ja mikromanageerimist on ju. Et lihtsalt, et siia ka info jõuaks, teeme siis veidi, et mehed ka räägivad. Praegu vist oli nii, et ei tasu isegi abi pakkuda vabatahtlikuna, sest see teeb neil elu keerulisemaks, et neil on asjad paigas, ettevaatus.ee nõme koht, fuck everyone. Pigem lihtsalt rääkige, kui kellelgi midagi hingel on. Just. Aga ärge ise tehke, see on ikka fucking vangi nagu. Reaalselt. Aga vangi lähe, saad mingi 2 päeva ja tingimisi. Selles mõttes. Ma nii kardan seda aega, see oleks veits nõme. See on küll, tuleb siirast kohast, aga vaata, mis USAs on hästi popiks läinud see, et kõik jock-streamerid hakkavad mingi pedohunteriteks oma Twitch streamides, vaata. Aga Eestis keegi TikTokis tegi vist mingid videod. Pedoment, jah. Pedoment, keda ma nägin. Ja ta oli shooter. Ja ta oli shooter. Ta oli suukse taha. Ta on tegelikult üks Glammari fänn olnud, kes on 3 korda lubanud meile 200 roosi tuua. Siis ma ei mingi see... Võib-olla ta sala jälgibki meid, oota. Varsti me oleme seal mingi tema kanalil. Ja siis ta tuli, ja siis ta lõpuks oli see, et oli ennast super täis köönd, hakkas inimestega seal prantsuse keeles rääkima, vaata. Pedomendis T-särgi. Ma võin siit pedomendi kontolt jälgida, kui sa tahad. Ma olin mingi, et hakkab pihta. Ja siis ta andis mulle kleepaka. Tal on juba merch. Tal oli taskus olemas, jah. Aga ta on literaal mingi 21-aastane noormees. Ja ei tunde väga inimene, kes mingid pedosid väga, vaid pigem see, kes saab ise kannaga näkku, kellelegi peale lendab. Aga väga tored poiss oli. Ma nägin mingid videod, nad vist tegid selle üks väga kirju poiss tekkis. Tekkis COVID-i ajal Karl Reispass. Ja siis nad teist pedomendiga tegid mingi, algas nii, et video algas nii, et yes, Reispass saab lõpuks fucking lõuga nagu kuskil asa peal. Ja siis tuli välja, et fucking collab pedomendiga lihtsalt naersid selle olukorra üle, et nad trollivad, siis ma olin nagu motherfucker, nagu ma arvasin, et läheb. Ta on ju täitsa ära kadunud vist praegu. Täitsa kadunud, jah. Ta vist äkki istus kinni või? Ei, seda ma ei tea. Aga mulle meeldis see. Esimene küsimus arvamus on see, et okei, ta istus kinni. Ega see on teist varianti Eestis pole. Ei, ma mäletan mingit sükast. Kas sa oled pildis või sa oled kinni nagu? Oota, kas mul on alles, ma vaatan kiirelt. Mul oli minust Helesa kunagi postitas.
Elesa ei ole kinnisti, ma kohe ta on sill vastutas Reispassi kohta ühe video, mis minu jaoks oli nii naljakas, et ma ei hakka otsima pohhu, parafraseerin, et nagu, et Reispass, kurat, sa teed mingit laste kuradi pilastamisnalja ja fucking nagu nõme on ju ja siuke, nagu, et oleme ikkagi nagu tsiviliseeritud inimesed, on ju, proovime hoida ühiskonna, aga siis tuleb siuke fucking kiilakas mongol ja hakkab et sa paned puid hästi palju. Vabaduse väljakule, kõik 14 aastat saame kokku, hoiame kätes kinni, teeme tantsupid. Reaalselt, mida vittu nagu. See on, kui mul on see, et ma ise lihtsalt ei oska ja mul ei ole seda närvikava, et mingit trollimist teha. Aga kui ma oleks selline, et mul on täist pohhui, siis kahjuks praeguses meedia ajas see on nagu nii kiirelt saad sellega pilti ja see kindlasti ala, kus ma ei tahaks trollida. Siis nagu hakka astuma juba lihtsalt koli Eestist minema nagu. Me oleme nüüd sittumisest rääkinud ja mingit kõhukinnisusest ja klämmarist, aga kuna see on ikkagi pohmellipäev, siis kas teie kui peovennad, mis teil kõige sitem pohmell on olnud? On teil meeles mingi? Ma mäletan, ma ei unusta mitte kunagi seda ära. Kui see oli üks aastavahetus. Ja siis ma olin just see, et okei, suva, et ma joon ainult viina, et viinast ei ole paha olla, vaata, et ma oli kindel teema, et ma joon ainult viina. See oli seal mu sõbranna juures Saturni tänaval. Ja ma ütlen ausalt, nagu see minu plaan juua lihtsalt viina ei viinud mitte kuskile, sest ma ärkasin üles nii retsi pohmakaga, et ma pidin nagu magama ja ma niimoodi, et ma panin nagu pea musta prügikotti sisse, vaata igaks juhus, kui ma oksendan. Ja siis ma nagu sidusin neid seda kinni kontol koela, et see pealt ära tuleks. Ja ma magasin nagu üle voodi ära ja see prügikott oli hästi pikalt. Aga siis ma ükselt läks süda nii pahaks, sest ma ei saanud nagu väga hingata ka, vaata. Ja siis ma pidin roomama käpukil WC-sse. Ja meil on veel see, vaata, no siis seda olukord ei olnud, aga meil on WC-s hästi palju kleepakaid seinte peal, et siis kui sa nagu seda vaatad, seda ajab südame üli pahaks, vaata. Ehk siis nagu, ma ei unusta kunagi ära, mul oli nii paha olla lihtsalt. Aga kas panid prügikotti põlleks siis põhimõtteliselt? Ma ei tea, mis sellest sai. Ei, no mul on ikka see, et mul on nii rängad pohmakad, vaata, nagu mul on päris, et ma tegelikult ju see lukuabi asi ka, vaata. Ma olen ikka siukest paskanud inimest sellest, et kui ma ükskord pidin valetama, et mul on lukuabi külas, vaata. Et ma ei saa kodust välja, et minna ta pidi keikale minema. Aga see on ainult ükskord juhtum, mitte kordagi pole seda juhtuma elus rohkem nagu. Oh my god, kui genius. Aga tal oli päriselt see, et ta tuli koridoris nagu vastu mulle ja tal olid silmad nagu niimoodi lihtsalt. Ja ma lihtsalt, no sa ei saagi füüsiliselt, sa ei saa minna sinna keikale nagu sa... Aga see on nagu see mingi mitte et see oleks, kõik keikad on tähtsad, ma ei ole enam ühtegi korda ühtegi keikat üle lasknud, ütlen kohe ära. Lihtsalt tollel hetkel oli mul tõesti väga putsis ja ma tuli meelde, et kuna ma ühte paari tegin kunagi, siis ma vahetasin lukku seal, vaata, ja siis ma olin see lukuabi arve alles, vaata. See oli masterplaan. Ma muutsin info seal pealt ära ja siis tegin väikse kiire selfie ukse ja siis ütlesin, et mul on lukuabi, et ma ei saa kodust välja, vaata, ja tagasi magama. Kõik oli korras. Ma leidsin uue DJ-ga enda, mul kõik toimis üli hästi nagu. Mida kõike me ei tee, et mitte munn tunduda. Miks ma ei oleks võinud öelda, et mul on lihtsalt nii see oleks 10 korda parem olnud, nagu... See oleks nii lihtne, ma poleks pidanud pilte tegema, ma poleks pidanud töötlema lukuabi arvet. Nagu. Põhimõtteliselt maksupettust tegema, siis teine maksab arve peale. Aga reaalselt. Aga ma ei tea, mina olen vist enda keha nii ära pidutsenud juba, et mul ei ole kusjuures väga pohmakaid enam. Kui ma olin, alati öeldakse, vaata, aga öeldakse, vaata, et oi, et mida vanemaks saad, seda hullemaks lähevad pohmakad. Mul olid mingi 20–25 kõige retsimad pohmakad. Ja just need vaimsed pohmakad, nagu et ei händli ära ja tulevad paanikahood ja värged särgid. Meestel on nii hea vaimne tervis, vaata. Aga nüüd mul on selles mõttes, jah, pea valutab vahepeal, võtad rohtu, ma ei tea, kõht on lahti, teed ära oma asjad, vaata. Ma pean siduma prügikott endale ümber kaela. Aga kõige parem pohmakaravi ongi vist see lihtsalt, kui sa paned peapadja sisse ja lihtsalt ootad, kuni õhk otsas on. Kui on nagu rets pohmaka, siis ei aitagi mitte miski muu. Kõige hullem on jah see, et nagu see, et mul vähemalt on see, et varem oli see, et kui on füüsilist sitt olla, siis on lihtsalt füüsilist sitt olla. Aga nüüd see füüsilist sitt olek annab nii palju oma mürki vaimsele olemisele ka, mis on see miks ma ütlesin nagu puttüra siuke fucking ja siis oled lihtsalt kuskil nagu kunagi oli lihtsalt nii füüsiliselt sitt olla, liigu, mine tee midagi, jaluta, on ju. Aga jah, mul on lihtsalt see
tegelikult peaks minema lihtsalt kodust välja, sest alati kui on sundolukord ja sa pead pohmakaga kuhugi minema, see on PSA praegu siis, Public Service Announcement, et kui sul on praegu pohmell pühapäev, tuleb väike deprekas, ära jää telkut vaatama, samas kuradi Dahmeri terve hooaeg ära vaadata. 8 tundi lamatised nagu mõtled 3. S-i burger, siis miks mul siit olla on, et jah, mine liigu ringi ja tee midagi, mööbelda, aita sõbral kolida või midagi. Siis aga need, kes liikuda ei saa, nagu mina näiteks, siis võid ka roomata või lihtsalt liiguta käsi oma pea kohal näiteks või võbele jalaga. Kõhuli olles puusa ringe kuidagi. Aga mitte siis, kui sa Hessi oled alla tõmmanud, see on perske. Kristel õpetas mulle selle, et mida ma nooremana tegin, aga oli hiljem meelest ära läinud. Et tegelikult ongi see, et kunagi oli ju see, et enne Volti oli see, et alati ma läksin Hessist läbi koduteel. Peolt, need paari veini keikad, kas sealt samamoodi nagu seal Viru keskuse Hessist läbi, ootad järtsus praegu ei mahu pähe ka, et ma oleks nagu täis peaga avalikus kohas telliks toita. Alati koju cheat mealist mingi salaja mingi asi nagu see loaded fries ja purks ja siis mõtled, miks ma endale 3000 kalorit tellisin oma praegu. Ilmselgelt sööd kõik ära hommikul, nii et tegelikult vist oleks sitem olla, kui ma ei oleks neid söönud. Peasid lokast ja telli kananagitseid. See rasvahais ei lähe kunagi ära, nii see on roti persest tehtud. Aga sealt ei saagi enam tellidest, et nad on hinnad lihtsalt lükanud ormoja hindadeks. Ma tööstanda restoranis. Loka ormoja hinnad. Selles on lihtsalt mingi rämpsu kohta sükest raha küsida seal lokas. Maitse võib olla nii hea, kui ta on, aga nagu see ei ole lihtsalt mitte mingit pidi väärt seda. Aga rämpsu ka ei taha. Mul pigem see, et ma tahaks nagu Rimist või Prismast tõmmata mingi toidu sisse enne, kui ma koju lähen. Ma tahaks nagu erinevaid valikud. Ma tahan pelmeene, kaalukomme. Okei. Seda sa kusjuures tegid üleeile, kui sa kell 6 õhtul alles pealt koju tulid. Sa ei tea, millal ma tulin koju. Ma olin kodus, kui sa tulid. Ja Rimi kott oli käes, kui sa tulid. Normid detektiivid. Kus te elatas? Ei, mul tuli, miks ma seda pohmelli asja küsin, ma praegu ühendus ära, et ma ju tegelikult, kui see on see formaat, ma ju peakski igalt külaliselt seda küsima. Ma mõtlesin, oled küsinud ma saaks ju igast asjast klipi teha, ma ei pea otsima, millest ma highlighti teen, lihtsalt kõigi pohmelli lugu. 5 aastat! Nüüd tuli alles Võib-olla endal on lihtsalt üle visanud, vaata sa teed pohmelli lugu ja siis pohmelli päeva ja siis mõtled, et nüüd ma küsin kogu aeg pohmelli kohta, et tahad nagu eemaldada, kuigi sellepärast inimesed võib-olla kuulavad. Nii et kuulsime ära head pohmellid, siis mul tuli meelde lihtsalt, et miks ma küsisin, mul tuli enda üks pohmell meelde. Mingi Essa, vanemad olid lahku läinud ja siis sellest mingi 7 aastat hiljem mingi Essa pidu, kuhu ma läksin isale nagu külla, isa mingi suvepidu oli kuskil maakohas. Läksin külla, tutusin tema mingi uute töökaaslastega, bla, ilge pidu on ju, EMS tuli vist ka, nad proovisid mingi, sõbrad, saame sõbrad ikka olla. Ja siis full, nagu mingi hetk mälu kadunud täiesti, mingid õues mingid murumängud, kergejustikud veits kuskil aasa peal on ju ja siis järsku pop. Ja siis teen silma lahti. Olen mingi isa uue töökaaslase, mees on siin, naine on siin pool. Ma olen nagu voodis nende vahel kuskil. Nagu, appi. Mida fucking nüüd mõtled, ilmselgelt katsud kõigepealt siit üle, et kas... Ettevaatus.ee minek või mitte. Nagu. Ja siis hiljem kuulsin, et mulle pandi pesa sinna voodi kõrvale maha, sest mu paps tihti teeb seda, et ta kutsub Estveeli inimesi ja siis hiljem hakkab kõik ei mahu vist siia. Ja siis madrats oli, minu voodi koht oli põrandal. Ma teadsin seda juba kainelt, kuhu ma lähen. Ma olin täispeaga sinna läinud põrandale magama, aga ma vist kaotasin tekki ära või midagi. Ja siis ma väidetavalt olin seal lihtsalt nagu läbi oma full mälus une nagu olnud mingi ja mul polnud siis seda unemasinat ka, nii et tõenäoliselt lämbudes nagu ja siis see naine seal oli lihtsalt nii hooliv, ta oli nii, et fuck, sul pole tekki ka, okei, tule siia vahel soojene nagu lihtsalt pinnast seda räägid. Ei tea, mis taga mõtled sa räägid tegelikult. Igatahes see oli nagu niimoodi, siis lähedki sükses olukorras lukku ka, ma ei ole mingi avatud inimene, mis juhtus nagu, ma olin mingi 23 või midagi. Minekut. Ja siis oledki tegelikult nagu sõidad koju sealt järgmise päeva õhtul, kui oled kaineks saanud, mõtled, mida fuck? Ja siis näed seda samat
paarikest mingi aasta hiljem, siis on nagu Mäleta, mis tegime? Mina ei mäleta, ma ei tea. Pistisime. Ma andsin sõrmed ja võtsite fistingu. Igatahes siuksed lood on head, need hoiavad elus. Tea, mis aitab ka teil pohmaka osta, mida ma teen, et ma kuulen nagu podcast'e, aga ma kuulen neid niimoodi, et ma nagu sõnu ei kuule. Mingi mumble lihtsalt. Ja hästi kõvasti, siis ma panen selle padi alla, pumm, minekut. Türa, mul on sama. Ma leidsin ühe eriti hea saidi, mis minu meelest hakkaski, mille, mitte saidi, türa, kui vana ma olen. 39. Webpage'i leidsin. Ma leidsin selle JPG kuskilt, vaata. HTML lõpus. Aga üks Patrick CC on YouTube'is, kellel ongi vist oma selles bios on kirjas, et my SS to fall asleep to. Ehk siis hästi paljud YouTuberid teevad ka põnevat sisu, aga nad on selle putsi keeranud sellega, et nad panevad mingid heliefektid vahele, neil on mingi ebaühtlane tempo, et sa ärkad nagu üles mingi. Hirmus. Ja siis see tüüp on teinud nii, et nagu lihtsalt monotoonselt räägib, see on põnev teema, vahel on mingi täielik pinnapealne pask, AI written sit on ju võibolla. Aga ja siis räägib lihtsalt mingid klatši, mingid Hollywoodi gossipit, mingisugust seda, kes oma karjääri perse on keeranud, on ju paned peale. See aitab. Tegelikult nagu poole mintsa pärast ma olen juba madan. Ja mul on kõik nagu see view history on nagu selle tüübi videod. Kõik järjest, aga ma ei mäleta ühtegi video. Eks maru palju pohmellem pidanud olema. Ei ole, ma lihtsalt kuulen huvi pärast. Ei ole. Ema on see mingit tähid, putsis iga päev räägid, et mingit ära joo, ma mingis ma ei joo. Sorry, emme, ma tean, et sa kuulad seda. Kuulab ju. Ja ta oli mingit... Ütlesin talle, ma tuleme siia, et rääkige minus ka siis. No räägimegi. No mis su emme pohmell siis kõige suurem oli? Emme ei joo, jah. Tamal ei ole vist pohmellad on. Tubli oled. Väga, ei noh, must be nice. Vist on tore. Ma näitan ühte videot, mul tuli meelde, et oota, kas mul on see ühendatud? Sa gaslightid kogu aeg, sa hakkad juba kolmandat tantsa näitama. Kaua sa eegid juba? Nii, ma näitan videot ja siis see näitab, kui loll ma olen. Mul on ta isegi albumisse pandud. Nii, siuke video. Kuidas teha nagu lõket? On ju? Lihtsalt, kuidas te lõket teeb? See peaks heliga olema. Nii. Ma ei see on muss, ma ei pane. Please tule lõppu see. Mis ma teast ma räägin? Nii, nüüd on siuke joonis siin lõpus, on ju. Nii, tundub loogiline, ju. Nii, vaata. Võite lähemalt vaadata, kui tahate. Ma juba sain aru. Saite aru, on ju? Kuidas see toimib? Prügikotiga pumpa põhku vahele. Prügikotiga pumpa põhku, on ju. Mulle meenutab see Olereksi jälle. Ma vaatasin seda joonist. Mõtlesin, et tere, kuidas see asi siin lihtsalt hõljub. Pohmakas olid või? Nii, et ma videost sain aru, on ju. Ja siis tuli see, mul oli bullshit, nagu see on mingi skämm. Oota, kuidas see päriselt hõljub siis? Ei, see ongi ristlõige lihtsalt, tegelikult siit ju tuleb. Ahvi pasa, sorry. Ei, no päriselt ka, miks mul viga on lihtsalt? Ma olin see mingit okei, aga see päriselt hõljub, mida te sõnatud? Kuidas see saab olla seal üldse? Kas te norskate ka või? Väga. Ma ei tea, ma magan, ma ei kuule. Mina norskan ikka, aga kui ma nagu... Issand jälle, kui ma hästi purjus olen. Ma ei ole kogu aeg purjus. Ma tean lihtsalt, et ma norskan siis, kui ma purjus olen. Aga nagu niimoodi, et ikka veits lämb on. See on siis meil uneapnöö segment, et kas te ei ole mõelnud unetestile minna, kui te norskate? Aga see on vist ikkagi... Kui ma ei ole veel nagu... Ma olen hästi palju uneapnöö kohta uurinud, sest ma enda kunagisel sõbral oli nii rets, et ta magas sisse nagu mingi 7 tundi iga päev, vaata. Nagu ta norskas nii retsilt, et ta nagu hinga veel hakkas vahepeal. Ja siis ma ei mingi, et kuule vitsid arsti juurde minna või? Aga Paulil siis vaata. Aga ta ei läinud, keegi... Ma olin meil literaali 16 aastased siis nagu. Lihtsalt mõtlesin, et oleks tore, kui sõbrale annaks märku, et võiks minna vaata. Aga mul on veel okei nagu. Ma olen tegelikult nagu normi unega vist. Pigem olen. Ma olen see Eesti mees, et ma olen arsti juurde siis, kui see häirib mind. Ei, mitte kui häiri, vaid kui damage, siis ta on... Selles mõttes, et kuna ma olen üksinda seal enda voodis, siis norskan, vahet seal on. Nojah, kui sa ise üles ei järka nagu. Ja see enda järgi ennast. Ja no võiksid kärgata ju tegelikult lõppkokkuvõttes. Enda norskamise peale või? Nagu mitte norskamise peale, kui lõpus kuni läbi saa. Sellega on ju hästi, täna tulin siia, ärkasin. Kohal, te olite nagu üks vähesid, kes varem jõudis. Ma oleks viisakas, jah? Ja türa, ma nii armastan seda, et te ei küsinud kordagi, et kuidas siin parkimisega on.
Sten küsis mu käest, et ma lähen võtan auto ja siis lähme sinna ja mõtlesin ka, et oi, et see on meil majast nagu mingi paarsada meetrit. Ma ei see mind, miks ma autot lähen võtma. Jah, see on, ma ei tea, miks see mind häirib, see on võib-olla lihtsalt see, et ma olen ise nii, kuidas iganes seda defineerida, people pleaser või mis iganes, lihtsalt ei julge tüli teha või mida iganes on ju. Aga mul on see, et nagu ma ei hakka uurima ju inimesed, nagu, et umbes lähed külla kellelegi, vaata, saad aadress. Kuule, kuhu ma auto seal panen? See on mingi täielik, mingi inimtüüp. Ma ei tea, nagu, sinu auto, vaata ise, kus sa seal paned. Täpselt nagu, kõik on avalik info ja nahvi see, ära uuri, noh. Ei, see on mul enne. Sa ise hakkama. Kui ma kuskil tööle olen, see on see, mingi, tahad kuule, mis selle parkimistsooniga nimi? Putsi ma ei tea ja reaalselt. Küra ma kõndisin siia. Sa paned parkima niikuinii selle läbi äppi, sa ju näed. Oota, keegi tuli, ma saan aru, noh, tegelikult on see, et ilmselgelt ma olen siin kuskil süda kesklinna kandis on ju, et siin ongi kallis parkida, kui keegi tuleb külalisena mulle on ju, siis noh, tegelikult on väravapult, ma saan siia Oovilast. Kus on 300 kohta, tühja kohta. Niisama saaks ka tulla iga päev, vahet pole. Aga ja, mind lihtsalt midagi häirib selle juures, et nagu saa hakkama nagu. Või siis ära tule taksoga või nagu, kuidas seal selle, ma saan aru, okei, kui sa oled full maakas, näiteks. No, palju sul käib neid fullmaakaid siin? Touché. Ja kui tulevad, siis tulevad bussi. Aga siis ma saan aru, kui sa ei ole Tallinnast eriti, on ju, käid korra aastas võib-olla, siis on see, et see on täielik nagu sorcery, on see parkimine, vaat sa oled harjunud, et jäta ükskõik kuhu pohhui kits hüppab üle ja sa lased maha, saad koju viia selle. Aga siis Tallinnas on see, et kuidas, mis kohast ma saan üldse, mida see, siis on aru saada, kui sa oled ise Tallinnlane, siis see mingi arusaam, ülevaade on ära, uuri. Ja ma hakkan tõid, kas teil valgusfoore ka siin kuskil tee peal on või? Siis ma ei tule. Siis ma ei hakka tulema. Aga unemaski miinus on see, et see minul on siis, see on siis uneapnoe segment, mis ma just mõtlesin välja. Et küsida teilt, kas te ma ei tea, miks, aga ma tean, et sul on. Ma tean ka, et sul on. Ma ei tea, miks. Ma teen head tööd, ma olen nagu the face of the operation. Sul on või? Mul on see, ma ei tea, kas ma üldse oleks elus, kui ma olen mingi 10 aastat, 11 aastat tagasi sain maski nagu. Ja siis mulle öeldi, et ma nagu uneteiste ajal öeldi, et ma lämbun nagu 50 korda tunnis vist. See perses ja see on nii hirmus tegelikult. Aga ma ise ei tundnud sittagi nagu jumala mugavalt magasin samamoodi nagu, et pohhui ja siis viisakus, sellepärast, et nagu kõiki neid naisi häiris, keda ma fucking nagu kes läbi käisid, vaata, hea perioodil. Kõiki neid häiris on ju, siis mõtlesin, okei, viisakusest lähen ja siis öeldi, et kuule, dude, nagu vahel on see, et sa oled reetsis ülekaalus, kõik on peale vaadates, okei, muudame dieeti siin, saab selle välja, aga siis lähed mingi, siis ma olin äkki mingi 78 kilo või midagi, lähed sinna, hei, vaatame ära, siis nagu lõua järgi veidi tundub, et see norskad ja siis oli oh my god, kiirelt masin peale. Kas sa pidid nagu magama seal, siis kui testid seda? Ma ei suudaks elu sees magama jääda. See oli hästi weird tuni nagu, oledki nagu, ma just kui olid, nagu siis kui oleks homme mingi hommikul kohe mingi hästi oluline asi, nagu umbes mingi et see jääb magama. Jah, nagu midagi mäletad ja siis ärgates tunned, et sa ei ole maganud. Aga see oligi sellepärast, et tahtsid mõõta ja siis järsku mingi pinge peal, siis ärkad ise oma norskamiste peale üles, sest sa tead, et umbes mingi Kene Vernik vaatab sealt kuradi kaamerast siin. Siis saadki kõige halvama tulemuse ja nüüd oledki tegelikult on 10 aastat selle sita tulemuse pealt lihtsalt masinate peal. Lased tulevad koju siin mõõtma. Täpselt. Aga nüüd vist ongi see, et nad panevad lihtsalt sulle mingi kuradi asja siia sõrme otsa, et kui kuidagi pulsiga saab ka mõõta vist palju sa lämbud või midagi. Ja siis saadavad selle, aga siis ma läksin reaalselt hotelli. Aga suur miinus on see, mul ei ole enam hotti hommiku bedheadi, sest see fucking mask läheb siit kuskilt üle. Sa pead selja peal magama? Pead või? Jah, mul on mugavam selja peal, aga ma saan külili. Kriminaalne. Aga lihtsalt see mask on põhimõtteliselt sama, nagu mul oleks öö läbi mingi, see sama nagu mingid siuksed asjad on mul kogu aeg siin ja siis juuksed mulle suruvad kuidagi niimoodi, nice. Ja siis on see jalgpalluri soeng põhimõtteliselt see. Sa meenutad mulle Hugo Toome. Ja siis iga hommik nagu võtad ära selle ja mõtled, et siit tuleb hea. Ja siis on siia see haige mingi lohk tekkinud ja ma nagu ma ei saa minna nagu
tahad minna nagu otse pidžaamas poodi või midagi. Pean mütsi panema või juuksed märjaks tegema enne, kui ma päris pesu teen ja siis kuivatad ära, et mingi vorm tekiks. Või siin naarema kaasa, aga mõlemal on mütsi peas. Ma ei viitsid tegeleda. Aga millal see, ma 0 eeltööd tegin, millal mingi Glamouri järgmine project on? Project järgmine avalik Glamour on... ma ei tea, millal see saade välja läheb? Oota, mis päev ta on tegelikult? Tule ära uuri! 19. aprill. Jaa, siis on küll tulemas 25 või 6. 25. 6 ei olnud. 25 on igatahes Fonotegis on Fonotegi sünnipäev ja siis eelmine aasta me olime ka Glamouriga Fonotegi sünnipäeval. Teeme see aasta uuesti. Ja paneme mulle. Appi nii hirmus, mul oli pühapäeval kell 1 on matcha reiv, kus ma pean mussi mängima. Peale seda siis. Mis matcha reiv? Ma ei tea. Oota, kas see on, mul oli üks video veel, mis ma tahtsin näidata, kas see on midagi sarnast. Ma olin see mingit, pakuti mulle, et kas saad äkki kell 11 tulema, kurat, ma ei ole kindel, vaata, ma kell 11 juba, teeme siis ühest, okei, aga see 2 tundi ei muuda midagi ja tead, tuleb ära teha, ei ole midagi. Lähed otsa, pohve. Mul on see, mul on millegipärast mingi pinge peal, nagu ma teeks telesaadet vabalt või vaikus olla, kuni ma otsin video üle, käed teeme. Vähem töötlemist pärast. Jah, täpselt. Ma otsin lihtsalt, ma nii ikka ei leia. Nagu, kas sa tahad näidata seda videot, kus need 10 inimest käisid seal kuskil kohvi joomas hommikul kell 5 või? Ma tean, et seal kuskil lähedal juhtus sarnane asi. Kõik influkad kutsuti kokku kell 5 hommikul, no tüüra, lase magad inimese. Ma ei taha 5 hommikul kohvi juua, ma tahan magada. Aga läks, mingi osa ikkagi läks inimese. No kõik olid super paistes nägudega, seal 9 kesid. Ma näitan ühte teist siis, ma lihtsalt näitan üks... Mingid suvalist videot. Jah, mingi suvaline video. Oota, niimoodi. Mingi feed, lihtsalt minu feed, mis oli kuidagi. Jälle Helimaast, türa küll. Appi. Minu feed. Kas ja miks on hemoroidid endiselt oluline teema? Oh my god, see oli ju... Hemoroididest või? Kätlin räägib hemoroididest. 10 aastat tagasi jäime vestlasest viinaga paaris veini. Nüüd on tulemus käes. Endal sama, vaata. Peale seda Oleriksid. Ma saan aru, peabki nagu rääkima rohkem asjadest, ei tohi olla tabusid, aga feedi tuleb. Äädina tuleb feedi. Kas ja miks on ikkagi hemoroidid siis inimeste jaoks probleem? Ja kõik on need nagu ilusad. Enne seda olid Lidlili pakkumised või? Purgijoogid või? Appi see lihtsalt vahetus on nii suur endal reklaamida, ma olen hulluks. Aga minu arust Instas nüüd on nii, et mul tuleb vist iga teise pealt tuleb reklaam. Ja ma ei olnud enne seda tähele pannud, aga siis kui me nüüd seda Pissfesti korraldasime, siis ma eessad korda pidin ise ka korraldustiimis olema ja mingid ääde panema. Ja siis saad aru, et täitsa päris kogu aeg on mingi üritus, kõik on nii desperate, proovi nagu mingi kuskile jalg saada vahele. Ja siis saad aru, kui palju raha sa pead panema sinna, et seda kogu aeg pildis oleks. Kui palju raha, see on ebareaalne nagu. See on fucking ebareaalne. Ja siis näed, et praegu siis 3 kamppostis ühed piletid ja nüüd ongi 3 müüdud. Täpselt 190 eurot läks, et 3 inimest näeksid, jah. See on rits, jah. Koomikute pealt ma nagu nägin see, et see on jumala hea arvutus nagu, et kui panedki 90 meta-ätsi peale, siis ongi et arvutad ümber mitu piletit see oli siis nüüd, et mitte selle jõudsid ja siis vaatad, 8 tuli perse, juba putsis nagu. Ei, nii armastan nüüd ürituse korraldamisi, vaata, et korraldad üritust, siis saad piletile kätte, kui isegi päris hästi läks, aga okei, siis maksad seal kohe ära 70 prossu, 24 prossu läheb käibemaksu, siis mingi 5% läheb mingi disainide peale, siis jätad selle 1% 20 euri 3 peale jagamiseks, vaata. See on ka arvega. Ja siis maksad välja selle endale 2 kuud eeltööd, 2 kuud eeltööd, magavat tööd ja siis veel samal päeval olid veel 7 tundi mängisid mussi, vaata, mingi sul on nii fun ju saad juua. Enne veel dekosid, möllasid pool päeva, see on see mingi okei, aga samas sa sõid paarist 2 jooki tasu. Ja kõik sõbrad küsivad, kas tasuta saaks palun. Ei, see on mu lemmik. Ma lihtsalt olengi nagu ära kadun, ma ei vasta enam. Lihtsalt, kui sa tahad tulla, siis tule maksa midagi. Samas ma ise küsin ka vahepeal listi, aga mitte nii agressiivselt muidugi. Teha, mul on just eile kõndisime Hendrik Puntsaga sealt Keila show'lt tagasi, kuskil palju tagasi. Keilast tulid jala. No tead, ei tasu nii hästi ära seal häält veits.
aga siis oli see, et mingi jutu käigus, et tal on mingi sõber, kes on mingi teeb full nagu nii-öelda tavatööd, see kõlab nii lollilt, kui ma ütlen, on ju, aga päris nagu pole sotsmeediat midagi, lihtsalt teeb elab elu nagu. Ja siis, et tal on mingisugune, põhimõtteliselt Eesti peal mingi 4 korterit või midagi. Siis jõudis kohale nagu, et türa ma 20 aastat mingi tähelepanu businessi ja sotsmeedia peale raisanud, et kellanud ringi ja nagu tõmmelnud ja taielnud ja mõtled, et äkki see ei ole see õige tee mul. Nüüd on hilja vist juba. Nüüd on hilja. Aga see on klassik, ma töötasin kunagi ühes hotellis, kus inimesed olidki nagu, neid oli päris töö ka tegelikult, vaata, nagu ma tean, et seal töötas mingi politseinik ja see, vaata, kõik olid baaris tööl. Mina läksin ka baari tööle siis sinna. Aga teisel päeval kohe öeldi ära, et kui see nagu see, mis nad seal hotellis tegid, olid niimoodi, et nad müüsid seda alkoholi, vaata, aga tegelikult olid kõik ise tagasi pärast. Ja siis nad olid see mingi, et kui sa edasi räägis, me tapame su ära, ma mingi, et okei, ma ei taha siin enam tööl olla. Siis ma lihtsalt ei läinud kohale järgmine päev. Retsur draama tuli, kõik kirjutasid, kus sa oled, ma mingi, türa ma ei taha see tulla, ävarda mind ära tappa, kui ma teie teemaga kaasa ei lähe. Aga nad teenisid ikka niimoodi, et see politseinik ostis mingi 3 korterit endale, siis teine vend oli mingi, nad said ikka siuke 10 000 pluss euri kuus ja siis selle hotelli enda baarikassa oli mingi 3 euri kuus, vaata. Aga seal, mulle see rääkis üks ka sõps, kes on töötanud nagu, et talle mingisugused Eesti edukaimad kelnerid, kes nüüd on mingi mitu businessit pannud püsti või baarmenid on ju, siis nad oli sama scam neil nagu, et siis kuulajale see on see, et sul on Jack Daniels pudel baaris on ju. Siis sa valad sealt šotid välja, müüd selle pudeli tühjaks, aga selles mõttes kassasse panna, sa ostad raha endale, tood ome poest 30 selle Jackid pudeli sinna tagasi, et keegi ei ostnud midagi. Ehk siis enne turvakemmide aega, Epic. See oleks nii türa ja nüüd näed isegi, kui ma võtan 5 senti. Ja mulle meeldib see, et ma olen siin podcastis räägin sellest, ma ise pean baari ja mu töötajad ilmselt kuulavad seda ja nüüd saavad nippe ja trikke. Need hakkab jälle inventuuri tegema iga nädal. Aga mis seal oleks see variant, mis ma olen, näiteks Kristeli paps toob hästi palju Lätist algsi. Ehk siis äkki, kui sa käidki nagu tood seal Lätist kuskilt, nii et sul on mingi lätikeelne tekst seal peal, et see ei ole nagu see tava City alkopudel, mis sa tellid või ma ei tea, kus teil tuleb see baar, et sa pead mingid siis skämmid sisse panema, et see peab olema mingi spetsiifiline pudel. Kurat, liiga keeruline. Ei, see on too much, ma ei viitsi mõelda, meil on nii palju asju, mida peal iga päev mõelda. Paneme jälle baari kinni, teeme uue kuskil. Aga see on klassik see, et nad oskavad, ma ei räägi sellest baarist, ma lihtsalt räägin üleüldiselt, kui siuksed asjad toimuvad, siis need inimesed oskavad mõelda välja selliseid skeeme, et täiesti perses nad kuradi hakkavad ise villima neid asju, pudelid seal puhuma ja siis teevad ise disainivad Photoshopis sildi veel, aga need ei oska vetsu paberis nagu paberit vahetada, vaata. Okei, aga nagu te tulete siukest asjade peale, et mida vittu vaata. Me tegime seda baari kunagi koos Tennuga, kus ma praegu ka töötan. Ja siis meil tuli ükskord, me tegime terrassi peal suitsu, maja oli juba avatud ja siis tuli üks töötaja ütlema, et kuule, et meil on jama, et teeküünlad on otsas. Ja sa ütlesid, et okei, aga siis me ei saa ju avada täna. Või nagu, et persas ju. Või nagu, et kuidas sa isegi tuled siukse küsimusega? Ma ei tea, ära siis pane neid teeküünlaid sinna. Ei nagu, ei reaalselt, neid asju nii palju, vaata. Aga kui skeemitada vaja, siis on nagu, siis on skeemid olemas ilusti. Kas te seda nägite, mis see oli, Telliski või Tallinna linnavalitsus pani selle T3 rajooni uue arenduse? See on juba ammu tegelikult. Ma olen ka näinud kuskil seda seent kuskil. Ei, ma nagu, ma ei viitsi nagu isegi pahane enam olla, sest see on vist, mida see ongi see, et ma pean siis lähed kogud allkirju või? Kõik, mis me saame teha, on see, et peadki ise poliitikasse minema, siis saad hästi palju võimu ja siis niikuinii esimesel aastal müüd ennast ära juba mingi raha eest kellelegi on ju jumala Eesti inimene ei sittagi ka, vaata, valismaal juba tõmmatakse kohe mingid kuradi leegid käima, vaata. No mitte nagu EKRE vaib selles mõttes, aga ma ei tea, tegelikult on juba see, et see on nii naljakas, ma tahaks seda seent näha ausalt öeldes. Ma tahaks seal all seista. Ma tahaks seda seent toksida juba. Kurat, head meeste naljad ikka ka vahepeal. Aga jah, te teate midagi T3 tulevikust või sellest või? Ei, praegu on selles mõttes kõik hästi. T3 palatakse, see ala jääb kõik samaks. Seal olid veel plaanides, olid majad olemas, jah. See võtab aega kõik, meil on ikkagi lepingud on tehtud pikaks ajaks. Me mõelnud, me tahaks järgmine aasta Pissfesti kindlalt uuesti. Järgmine aasta on kõik veel hästi. Kuhu ma lähen, kui neid oleks? Hollik, okei, mitte Hollikat ka ei ole enam põhimõtteliselt. Ei ole, jah. Kuhu ma siis lähen?
X-baari või? Ihasse. Ma olen Ihas, aga küsin, kas keegi tahab koos baari arutada. Vaba pind on, tule läbi, köögis on veits laudurit. Aga see, mis need järgmine koht võib olla nagu seal? Tule see Paavli ümber ka ehitatakse, on ju, see Paavlikas. Vaata, arvati, et see Põhjala see läheb täielikuks mekaks. Ja see jääb ikkagi nõks liiga kaugele ennast. Et kui sa lähed sinna, siis sa jääd terveks õhtuks sinna, aga inimestel meeldib see, et sa oled Tellaris, sa lähed 3 sammu vanalinna, sa saad valida, liikuda ringi, et see, tead, looduses oli tühja kohta, küll tuleb siis uus. Ma ikka ootan väga, et seal oleks mingid Remaks kinnisvarabüroo, mingid peakontorid seal Tellaris nagu. Väga ootan. Sinna tuleb täpselt kõrvale spa-keskus ju. Fonoteki kõrvale ja... See, kus mingi, ma laadsin Glammi ju lähedale kuskil. Jah, kuskil. What the fuck? Mõnus Glory Eyes Tellaris. Jaa, aga mõtle, kui hea lähed peolt otsa aftakalt spaasse, teed nagu kõik asjad on ka jalaulatus. Lähed kused basseini, tagasi fonoteki. See peaks kindlalt 21+ spa olema. Privaatruumidega. Mind on välja visatud kunagi sealt Mustamäe spaast, jah. 21+ spaast. Ei olnud ju sinu süü. Ei olnud. Kindlasti nüüd see räägi, miks see sinu süü ei olnud. Seal oli üks hästi purjus mees, kes kogu aeg vee alt ujus mu sõbranna jalga vahele, vaata. Nagu ta kadus, ta oli hästi mälus. Elina või? Ei, mitte Elina. Aga see sõbranna on ise siuke nagu natuke tugevama häälega pärnakas, vaata, kes ta peksanud ka, vaata. Aga see mees nagu tuli kuskil kaugel, üks hetk kadunud jälle, ma ei mingi, et okei, tšau. Ja siis üks, et mullid tulevad nagu sõbranna jalga vahel. Ma mõtlesin, et kas ta peeretab, ja siis tuli üks, et see pea välja, vaata. Ma ei mingi, türa, mida vittu sa teed siin. Ja mitu korda käis, vaata, kuni ma lõpuks ajasin teda selle Prosecco pudeliga seal taga, vaata. Ja siis visati välja ka. Ma elan nii igavat elu. Aga see oli ka mingi 6-7 aastat tagasi, aga seal on, kui sa sinna läksid, siis olid seal ju mingi 10 tundi Mustamäe spaas, vaata. Pohmakaga läksid ja tõmbasid seal mingi 600 euri eest mingi 200 õlle alla, vaata. Ja see tegelikult litib normilt nagu. See on mõnus. Mõnus. Aga see joove ei ole mõnus, siis et pärast. Ei ole. Aga noh, pohmellid, need on mõnusad. Kite mäng. Sulle niikuinii ei ole. Mul niikuinii ei ole. Kas DJ-dena ma hakkama otsi kokku tõmbama, kes DJ-dena on ju okei R. Kellyt ja Michael Jacksonit lasta? Ei. Michael Jackson ei ole ikkagi vist mingi teema veel, kuigi midagi tuli veel õhku siin. Mul on värskelt, ma vaatasin neljapäeva. Sul on värskelt meeles. Ma vaatasin pärast ma räägin, salajutud sai läbi, on ju, reedel. Ma Stefaniga veits Araräti konni, ise jõin ka 308 džinni, on ju. Aga ma vaatasin, et... Jaa, me jõime ka neid ju pärast. Ei läinud väga alla. Jälle sponsoril. Oi, sorry! Andke mulle andeks, et kõik on nii head. Mul lihtsalt tollel hetkel ei läinud väga hästi alla. Jah, sest närv oli sees. Pead lavale minema. Ja siis jõin neid, aga siis mul on alati siuksest, nagu see Bäkkar-Jänks lõpus oli siukses olukorras, mul veidi on nagu ebamugav alati, et mis me, kellega ma räägin, kuulan, siis kui mingi üldvaib ära kaob, siis mul on see, et ma viitsi nagu mingi kampadesse ka minna, et kõik nüüd räägid omavahel läbi segi, mul mingi aju jookseb kokku ja siis vaikselt pakid seal kokku, ütlesin tšau, mõtlesin, lähen koju, jalutasin läbi vanalinna, ma elan sinna kuskil seal, no tead, seal Telliskivi kandis. Ja siis mõtlesin, et ühe joogi teen ikka veel. Siis läksin Balta Chilli. Mõnus kokku minna ka. Kell 12:30. Topelt viski. Siis vaatad, mingi sõber on ju, longerot peale. Siis kuskilt nagu, üks viski veel. Siis mõtled, okei. Ma pean minema juba, jumal, nagu saad aru, et endal on piinlik, sest sa ei suuda rääkida enam vaikselt. Aju, keha jääb maha. Aju on veel ergas, aga keha jääb maha. Siis mõtlen, lähen koju, kõnnin Baltast koju, mõtlen, et mul ei ole kodus ja ei ole algsi. Ja siis lähen mökust läbi. Lõpeta. Nagu üksi. Kristel oli mingi... Oota, kus ta oli? Kristel oli... ta oli mingi Rootsi reisil. Ja siis mökust läbi on ju. Võtaks topelt viski kaasa. Ja siis ma ei öelnud kaasa vist. Ilmselgelt nad ei oleks... Jaa, ma mõtlesin, et ja siis oli see, et ütles, et kohe, et aga tops on 2 eurot. Ja siis mul oli... Saad ju selle kaasa siis võtta. Muidugi, kui ma maksan selle eest. 2 eurot, mul on fresh mökutops, kõndisin sellega. Kõigepealt mingite noorte tattidega väike selfie ka nagu full, nagu ila tilgub. Võib pilti teha, Kristel Aaslaiu mees. Ja siis jõudsin koju ja kodus leidsin ikkagi, et mul oli nööpi džinni ka veel veits. Huvitaval kombel on ka mul kodus seda nööpi džinni. Eks niimoodi,
full kapsaks ära ja siis Michael Jacksoni juurde tagasi jõudes järgmisel pohmellipäeval ma vaatasin lõpuks selle Michael Jacksoni doki ära, mis on see 2x2 tundi. Siis oli nii, et nagu what the fuck? Nagu ükskõik, mis keegi ütleb, et noh, kohtus ei ole tõestatud midagi, siis nagu kui need ei ole nii head näitlejad, need tüübid nagu, sa kuulad nagu nii fucking ei nagu need nii, et ohoh nii putsistega ja nii tuima näoga seletavad, mis juhtus nagu ja siis oled nagu aga siis ma klokkisin selle ära, et Netflix on mu mingi nagu mingi tunnetuse ära nussinud täiesti. Oleks me nagu 5 aastat tagasi või millal see välja tuli, oleks me siis näinud, mul oleks nii, et oh my god, ma ei saa midagi nagu pausid, mingi Jesus Christ, mis tehti. Praegu pärast seda Netflixi True Crime'i nagu laviinis on nii, et okei, mis veel samal ajal sööd nagu mis juhtud nagu täiesti switch out nagu ja siis oli küll see, et võib-olla jah, mingi Jacksoni, isegi kui mingi eriti hea Jacksoni edit tuleb, siis võib-olla aga siin tuli juba mingit uut infot Jacksoni kohta ka, lugesin kuskilt. Kristel mainis, et see on mingi Epsteini mingi Bizarro Epstein või mis see väljend on, et nagu täpselt vastand sellele I sell children appi, neid võin aeda, sul ei ole nii vale inimene ka selles mõttes, et ma ei pane pahaks otseselt, kui ma lähen peole ja keegi teine mängib. Aga ma ei saa ka öelda, et ma ei mõtleks selle peale, kui ma mängin. Näiteks ma olin, kui me olime just mingil keikal, ma isegi hakkasin panema Nicki Minaji. Oota, mis ta tegi? Tal on see Trumpi teema, vaata praegu. Ta pulmaga, jah. Ja siis ja mul oli see, et aga fucking ei pane seda laulu praegu. Aga ma ei väida, et ma nüüd, ma ei tea, paari aasta pärast ümber ei mõtle ja ikka mängin seda, et mul ei ole nagu nii konkreetselt seda ei. Nicki Minaj on pedevihkaja maaga, aga no mina olen näiteks saanud sõimata inimeste käest, kui ma olen enda teadmatusest, mis on väga loll, selles mõttes, et ma ikkagi peaks teadma neid inimesi ja artiste, keda ma mängin, see oleks normaalne. Joel Steinfeldi lasid. ei, R. Kellyt lasin, plästisin seda Noblessneris kuradi õues, vaata. Ja siis üks naine kirjutas igasse restorani, kus sees ma mängisin, kirjutas kaebi kirja, vaata, et ta võiks tema DJ-ga räbi rääkida, et ta mängis naiste pekse mussi, ma ei mingi see, et täitsa puitis, okei. Ma polegi kunagi selles positsioonis olnud, kui ma peaks päriselt mõtlema selle pääs, kõik tundus nii fun alati, vaata. Aga tegelikult võiks ikkagi aga vaata näiteks praegu Sass Sennot me ei lase enam. Jah. Te kuulete üldse ka. Ei no. Aga ei no muidugi, et seal on ikka igast asja, mida ei lase, näiteks tegelikult Tattoos on ka üks pooltest on ju full Putin. Jaa, tegelikult ei oleks ka viisakas nende lugusid lasta, aga need plastivad siin igal pool, vaata. Ma ise vist lasin. Me ei reaalselt, me lasime Literalist reedel. Ja ma panime mingi tehnoremiksi sellest kogemata. No, ei tegelikult see ole okei. Aga no mis see R. Kelly oli vist kuses korraks? Valesse pissuaari. Täitsa pers. Ma naeran lihtsalt sellepärast, et ma pean naerma, vaata. Et ma olen nii fanni ka kõikide jaoks. Jaa, aga ikkagi, türa mul läheb sassi. Üks on see Eesti eurolugu ja siis on see R. Kelly hitlugu mulle. Eesti eurolugu. Just run away to the stars. Aga mis see R. Kelly, seal tõmmati paralleel, et see on nagu R. Kelly, mis see tal põhilugu on? Mina olen ära käntseldanud ta peas. Kuigi ma just täna vaatasin, et otsisin taga, et kas oli R. Kelly või Nelly, keda ei tohi mängida, sest mul on homme üks keika. Et neil oli Walkini muusika, mis ma pean mängima, neile oli, et Nelly, ma oli mingit Nellit, ma küll ei mängi. Ma pärast vaatasin, et tegelikult oli R. Kelly. R. Kelly ja Chris Brown vist neid ei tohi. Ei, Chris Brown on vist Redemption. Kas R. Kellil ei ole see laul Lady Gagaga see, mille nimi on Do What You Want With My Body? Mis oli reaalselt see, et Lady Gaga ei esita seda laulu enam ja see võeti nagu maha igalt poolt. Natuke valusalt lõi see. Mina ei tea mitte midagi head, ma üldse sõnu tean. Aga kas R. Kelly spotis on? On, vaatasin. Ma täna vaatasin. Bump and grind down low. I believe I can fly. What see on see? Just run away to the star. I believe I can fly. Selle järgi nagu tehti. Kes seda Eesti laulu lagu? Charlene vist. Ta oli mingi Rootsi laulu vist. Sellega tuli meelde, et see on ikkagi hea laul, see on ikka lõpulaul. Muidugi. Väga hea lagu. Tavai, pakime kokku, siis paned R. Kelly peale, kõik on okei.
lähmegi ära. reaalselt ja rohkem ei tule ka. Okei, hakake astuma. Aga sõnakõlksu pealt hakake astuma, siis hakkame meie ka vaikselt astuma. Mingi ilus lõpp. Tõesti oli. Pange Glammarile follow. Ei pange sulle follow. Kõik salajatud inimesed, kes siin kuulete, teate, et olete mu family, te võite toetada teda. Please. Või siis nad juba olid followed nagu. Võibolla. Nad on brigaadar, nad ikka aitavad. Ja siis see, ja kindlalt saatke #pohmellipäev Elina Borni instasse otse DM-i, et siis ta millalgi tuleb, teeb järeleaitamise. Muidugi tuleb. Kui ta viitsib. No eks ta siis tuleb, kui tal mingit sinkut vaja fucking pähe. Ei reaalselt. Kui tal on vaja juhi lubadest rääkida. Kutid, thanks, et tulite. See oli pohmellipäev. Hei hoo! Tšau. Tšau.